No tere sõbrad! Täna siis neljapäev ja jaanuar 2026 aasta algus. Väljas on -13 kraadi sooja ja it feels like -18 hetkel. Ehk siis tuul on väga külm. Aga kuna pole see aasta veel välja jõudnud niimoodi, siis mõtlesin, et võiks ju natuke värske õhu käes süüa teha, juua midagi mõnusat ja veits aega veeta. Täna siis ei viitsinud kuhugi kaugele minna. Proovin koduaias. Hea lihtne. Saab toast asjad tuua ja vaatame. Ilmateenistus andis tuisuhoiatuse. Ehk siis, kui tuul on kõva täna ja it feels like -18, siis kui lumetorm ka siia peaks jõudma, siis ma arvan, saab meil palju nälja. Aga kõigepealt mul on vaja see plats puhtaks teha. Et ma arvan, et alustame sellest. Ma täpselt ei tea, ma ei mäleta, kui lai mul see telk oli ka, aga kuhugile siia peaks tegema selle ala. Lund on palju, lumi on päris paks ikka. Aga õnneks pole sula. Selline mõnus kohe. Et ma teen siin platsi puhtaks. Siis paneme telgi üles. Ja siis, kuna ma ei ole täna söönud, siis ma arvan, et peame päeva esimese söögi ka valmistama. Mingit ulmes heiklust täna ei tule, sest kuhugile rännata mul ei ole. Aga mõnusa sellise õues istumise või värske õhu käes ikkagi telgis. Et selle saame ikkagi teha. Süüa ja ajame natuke juttu. Huvitav, 3 tundi tagasi anti tuisuhoiatus, et hiiglaslik lumepilv pidi Eesti peale tulema. Muidu eile vaatasin ilmateadet, lubas mõnusat päikest ja värki, et ei tea, vaatame, mis siin saab. Aga osalt öeldes siis päris jah on küll. Aga saabki sooja. Mida ma loodan on see, et ei tule need jäised põhjatuuled õhtu. Mingi 20 meetrit sekundis või midagi sellist. Sest muidu on päris halb olla. Korsten kõigub ja 100 muud häda. Mida paremini ette valmistad omal platsi, seda parem sulle endal hiljem olla on. Sest kui ahi telki panna, siis lumi hakkab kõik sulama. Ja kui ta sulama hakkab, siis mingi aeg võib sulle külje alla selline rõve loik tulla. Üldse ei mäleta, kui suur mul see telk olla või. Pikkuselt või kõrguselt on väga väike. Seal ei saa isegi sees istuda tavalise tooliga. Aga laius seal ikkagi on. Ilonaga ei ole ma kahekesi ka telkinud seal. Et sellised lood. Mingi plats mul on. Kas ta mahub siia? Eks seda kohe näeme. Aga mina siit lähen toon siis telgi. Ja siis paneme telgi püsti. Ma arvan, seda telgi püsti panekut ma ei hakka näitama siin. Te olete nii palju näinud. Et teeme nipsu ja siis on juba telk püsti. Kohe. No nii. Telk on püsti.
Lähme vaatame siis. Panin kõik need ääred ilusti lume alla, et kui õhtul tulebki see lumetuisk või torm, siis saab vähemalt ei tule seda tuiska sisse. Et laua, siis tahaks väikse tabureti panna ja siis pean ahju tooma. Jah. Nii. Taburet on siin. Peab ikka omale ka suurema kunagi vaatama telgi. Selle väiksega on muidugi mõnus sellepärast, et siin on, kui ongi tuul ja tormid ja sellised asjad, siis madalamast telgist ikkagi läheb see tuul ja kõik paremini üle kui kõrgest telgist. Ja magada on ka parem madalas, kui on torm või midagi. Aga samas suures telgis on mugavus, mis maksab. Mugavus, jah. Et viimati suvel telkisid, siis ega ei mäletagi väga, kuidas asjad enam käivad. No nii, laud kah koos. Ma mõtlen, ahi tuleb siia. Kumba pidi ma magada võiks. Ahi tuleb siia. Sissepääs on siin. Ma arvan, siin sissepääs vees ma ikkagi magan. Siis on hea peale panna ja süüa teha, kui vaja. Tuppa minna. Nii. Ma siis lähen toon ahju, sõbrad. Vaatame. No nii, tein ahju ka ära. Ja vahepeal hakkas meil lund sadama. Et vaatame. Paigutame selle ahju siia kuhugile nii, et normaalselt jääks. No tea, ma pean korstnad enne välja võtma, mis ma siin mähin. No mul kõik need nöörid, asjad suvest siia ja sademepüüde. Nii, siin on see, selle ma taas olen pannud esimeseks või teiseks, ma mõtlen. Või teiseks, sest ta liiga kõrgel, jah. Mina panen esimeseks selle. Tõstame siia poole veel. Pole ammu kasutanud, siis läheb roost kuuma külmaga, tõmbub kinni ja kokku ja läheb punaseks. Et jah. Natuke mäkerdame ka. Aga nüüd on meil vaja kuidagi see ahi paika saada siia. Hea on, kui ta seal vastas ei ole, aga ei ole midagi hullu, kui on ka. Sest see on tulekindel materjal.
Vot nii. Palju see siin tuulega käib? No, pole hull. Võib-olla veits oli keeret. Niimoodi. Aga ma panen väljapoole ka korstna külge. Siis vaatame, mis edasi saab. No nii, ahi on ilusti püsti pandud ja tõin ka natuke briketti juba. Et mis me nüüd teeme on see, et nüüd ma pean mingi normaalse istumise omal tegema. Ma ei viitsi nii kõrgel praegu istuda. Et toon omale siis koormakile siia. Siis mul on selline matkajatele mõeldud nagu ta ei ole madrats, aga matt selline isoleeritud. Et hoiab külma ära. Panen tolle alla, istun. Panen ahju kütte. Siis ma hakkan vedama vaikselt need toiduasju siia. Ja siis hakkame süüa tegema. Nii teemegi. No nii. Paneme siis ahju ütte. Vaatame. Oi, kui mõnus soe see on. Ferrino. Firma nimi, see on paks matt. Ma ei tea. Just peal istun praegu väga mõnus soe. Nii, ma võtsin panni läbimist ka. Süüte kuubikute kea lihtne. Vaatan, ma ei tea palju ma alguses panen 4 äkki. Hiljem saab juba 2 kütta. Et nüüd on sellised väiksemad, mitte need suured briketid. Alguses tuli alla saada siis. Kui on vaja toitu teha, saab alati vunki juurde panna. Aga ma vist isegi panen ühe siia peale, siis läheb paremini panna. Vot nii. Järgmiseks süütud kuubikus. Ja nüüd tuleb vaid tikku laita. Nii juhtub taas siis, kui proovid teile midagi filmida. Uus katse. Kuigi need on siin tegelikult mul aastaid seisnud ka. Mitu aastat juba. Ma olen küll kasutanud, aga ma kunagi panin neid nii palju sinna, et võib-olla see alkohol on nende küljest ära imbunud. Aga näed ikka läheb, väga hea. Kurat, juba on mõnus alla.
see telgi kokku panemine, see on kõige tüütam asi. Aga kui juba saad maha istuda, värki, siis on mõnus. Kusjuures lund vaikselt sajab, ma ei tea, kas pärast mikri külge panen, siis kuulete. Mitte küll palju, aga umbes 2 tundi on jäänud pimedaks minemiseni. Selle ajaga on mul vaja siia tuua lamp ja söögiasjad. Voodi ja need asjad ma toon hiljem. Küll aga mul on natuke uusi asju ka. Et vaatame, katsetame. Ja on palju uusi asju tulemas ka, et mõnes uues videos siis kunagi näeme, mis ma omale tellisin täpsemalt. Aga juba täna näeme vähemalt ühte asja, mis peaks muutma talvise telkimise natuke mõnusamaks. Aga seda õhtu. Hetkel siis ma vaatan, et hakkab põlema minema. Pole ammu käetud seda. Kui keegi arvab, et mis mul need lauad siin all on, siis sellepärast, et siin oli nii ebatasane maa, et see pliit oli mul sellise viltuse nurga all ja süüa teha on väga halb, sest kõik nagu mahlad voolavad ühele poole panni siis. Tahtsin sirgeks enam-vähem teda saada. Et vot nii. Mis veel? Kas ma ei karda, kas see põlema ei lähe? Ei lähe. Väljas on ikka -kraadid, maapind on külmund ja metallpõhi on ahjul ikkagi all, et siit ees saab mõne sädeme visata, aga nii kaua kui ma olen üleval, siis ei juhtu midagi, sest ma näen ja magama minnes ma nagunii seda põlema ei jäta. Et siis kui pikutan, vahepeal viskan alla, aga kui täitsa magama lähen, siis ma tavaliselt endal lasen ikka ära põleda. Ma pean hakkama toidu asja siia telki tooma. Ja nii teemegi. No nii, käisin vahepeal toas ära, tõin toiduasjad. Ahi on juba normaalne. Siin hakkab soojaks minema. Päris mõnus. Et hakkame vaikselt süüa tegema. No nii, sõbrad. Siin on juba päris sassu, et tuleb pealt ära võtta. Läheb liiga palavaks. Nii. Mis me teeme? Usa paneme teeme.
okei, siin on need. Vaatame palju allpool on praegu. Maapind 3,6. Üleval 31 kraadi. Jah, päris pala on, ega ei ole midagi halba öelda. No nii, ma ei tea, siin on juba päris kuumavõitu. Hakkame siis süüa tegema. Ma arvan, et kõigepealt me teeme valmis riisi. Et jah, vot nii teemegi. Kallan siia vett, laseme vee keema ja siis paneme sisse riisi. Siis 10 minutit jasmiiniriis, väga mõnus. Ja siis, kui riis on ära keend, siis teeme niimoodi, et tõstame riisi kõrvale ja hakkame valmistama sellist suitsukana, marineeritud, suitsutatud broileri kintsuliha. Need on ilma kondita tükid siin, koopist ostsin ja need on vaja lõigata väikesteks tükkideks. Ja siis juba vaatame, mis edasi saab. Aga kõigepealt siis vesi keema ja siis vaatame edasi. Siin veega läheb aega, enne kui see keema läheb, siis ma nii kaua lõikan kana valmis. Kana tuleb teha väikesteks tükkideks. Täna meil võib isegi tulla see lumetorm, nagu ma enne ütlesin. Praegu vaikselt sajab. Kes teab, mis öösel saab. Hommikuks on lume alla maetud. Eks näha ole, mis saab, jah. Sees on küll mõnus soe nagu ikka, kui ahi kööb. $30 kraadi üleval pool. 4 sellist väikest viskad alla, siis ma arvan, ongi toidu tegemiseks paras. Aga 2-ga on hea niimoodi sussutada siin, istuda, tiksuda. Ei lähe liiga palavaks. Muidugi ma ei tea, öösel kraad väga kümmaks ikka läheb, siis vaatab. Briketti mul on palju. Mul on eri sorte värke. Et selle taha asi ei jää. Kodus ei pea põdema, et nagu mul siin paar aastat tagasi, kui ma käisin seal. Või noh, ma olen mitu korda käinud, aga tegelikult on palju käinud. Aga videos, ma ei tea palju, mingi ma ei tea, kõige esimene talvine video äkki, mis ma teile tegin. Tookord ma ei olnud eriti varustatud puudega. Ma võtsin küll briketti kaasa ja natuke halge. Väljas oli -11, öösel oli ikka väga rets. Ma ei kujuta ette, palju siis oli. Aga puud said keset ööd otsa. Ja õnneks mul oli saak kaasas, aga siis öösel seal 3-4 aeg hakka seal kuradi otsima kott pimedas metsas üksinda küttematerjali. Et sellised asjad tuleb ikka kõik varem valgel ajal ära teha. Aga ma räägin, kodus pole probleemi. Kui keegi arvab, et ma hakkan seda kõike üksi ära sööma, siis ei. Ma teen söögi valmis, sööme mõnusalt siin ja siis min tuppa. Saab homme süüa ja saab Ilona süüa ja nii on. Nii, üks pakk on tehtud.
selle siis ma panen tagasi pakki praegu. Need lendavad võiga panni peale natuke aja pärast, kui riisi ära keerame. Aga meil on üks pakk veel. Mingid lehed, särgid on siin marinaadis ka sees, suitsune, kanaliha. See näeb juba niisama, tegelikult see ongi kohe söömiseks mõeldud, aga kui sa lased selle veel panni peal võiga soojaks, lisad riisi ja siis lõpetuseks ühe mu lemmikasjadest, siis saab kuradima hea heina kokku. Avastasin Soomes selle, hakkasin tegema lambist, proovisin seal asju, kui ma kunagi Soomes töötasin. Avastasin ühe kastme. Kurad hea. Ja Eestis on seda kastet, ma ei teagi, ma vist olen 1 või 2 kohast neid leidnud. Aga kastmest varsti räägime siis. Nii. Vesi ei taha keema minna. Miks ma täna sellist sööki siin teen on sellepärast, et nagu näete, läheb aega, et isegi vesi keema saada. Teiseks, kui ma hakkaksin toorest kana või midagi praadima, olen teinud praadinud liha ja kõik, võtab aega. Muidugi aega on, kui telkima lähed, selles suhtes pole vahet, ongi mõnus ajavõide. Aga kuna ma olen kodus, siis ma ei viitsi sellega tegeleda. Ja lihtsamad teed pidi lähedki marineeritud, suitsutatud broileri kintsuliha, mis on juba valmis kohe söömiseks. Aga kui sa lased ta soojaks, praed veel võiga, paned riisi. Okei, ma näitan, mis me täna teeme siis. Tikka masala, üks minu lemmikumaid asju. Aga mitte kõik tikka masalad ei ole mu lemmikud. Nimelt siis just see firma. Nimi on Maklovitš vist. Jah, ma ei tea. Selline igastest on. Miks ta mu lemmik on? See on kohe näha selline, ta on selline natuke paksem ja ta on veits kreftine, natuke ürtsikas, mõnus. 2 päeva tagasi vist tegin Ilonale endale koopist asju tikka masalat, mingid uued. Sellest laiemad karbid, pikemad, peal on maitseaine. Proovisin samamoodi, jumala maitsetu. Nagu teravust polnud üldse suht mõtetu, ütleme, et võrreldes. Kuigi siin on 1 tšillikaun 3. See on mõnus, nauditav, ülihea. Ja kust ma seda sain, siis sain ta sealt. Mul ei tule nüüd nimi meelde, aga Sepa keskuses on see uus suur pood, kus on hästi palju odavaid asju, Tartus siis. Et kõik siletid ja habemesajamise asjad ja kuradi söögid ja kommid ja isegi võlujoogid on seal natuke odavamad kui poodides. Et sealt olen mina seda alati ostnud. Kui ma ei eksi, siis ma ei mäleta, mingis poes ma nägin ka, ma ei hakka pakkuma, sest ma ei mäleta, mis poes. Aga sealt ma olen alati saanud selle. Mul ei tule see Maximarket vist ei olnud. Ei, ma ei mäleta, mingi pood seal on. Et mega hea. Riisi keedad ära. Siis võtad ära. Panni peale viskad kana. Praed natuke soojaks, siis kallad selle, 3, 4, 5 minti, ülitimm. Kes tahab, sööb eraldi, mina viskan riisi sisse, segan ära kõik oma vahel. Ja siis on mega, siis on hea. Jep. Lisaks on mõned asjad siis meie kõrvale ka. Ühe asja unustasin maha. Nimelt siis, millega segada? Seda pudru-mudru. Nii et ma pean minema pannilabidate järgi. Loodame, et see siin keema ei lähe nii kaua. Kes teab, ma võin teile kaamera siia filmima kuhugi jätta. Ma ei tea küll kuhu, aga no vaatame.
ei läinud ikka keema. Siin panni labida. Mis veel? Võib-olla mõni nägi, et vahetasin jallanõus vahepeal. Tänud Indrek, Ilona tõi mulle ilusti kohal. Vahtkumm, mõnus paks, mingi räme soojendus selline on sees. -30 kraadi oli peal silt. Ei ole nii pikad kummikud nagu nood. Väikestega on väga mõnus alla talvel siin. Eriti selliste soojatega, mingi kalal käia või midagi käes. Et väga mõnus, tänud. Aga nii. Hakkab juba keema. Liidirauased hetkel kõrval. Ja siis leegi peal peaks 10 korda kiiremini keema hakkama. Vot nii. Mis veel? Ma ei tea, kas igaks juhuks, et kui enne näid, siis selline väljas on mega hea tikka massaala. Kui te vürssisid asju ei kannata, siis ostke Coopist. Seal on selline magedamatele inimestele. Ja mingi pater, mingi võiga erinevaid versioone. Aga jah, muidu see on väga hea. Mis veel? Ma olen siin, panin koormakile. See matt väga mõnus on sooja istuda praegu. Seal on üks väike koormakile. Laut. No seal taga tegelikult mul on veel ruumi küll, kui nagu tahta midagi. Et ma ei tea, ma vist voodi panen ikkagi siia niimoodi täna. Kohe siia ukse ette, siis on hea kõredi siia asja panna. Kuigi, kui sa tahaksid rohkem sooja, siis rauad üles voodi nii pidi. Sest ahju see külg on ju väga palju pikem, et annab rohkem sooja sulle külje pealt. Siit eest natukene, mis siit läbi klaasi mingi õhkum, ma ei tea, ega väga ei tulegi midagi kaos olla. Aga jah, et tegelikult ei olegi mõeldud ju. Ahi, et sa magad sellega. Nii kaua kui üle ole, nii kaua annab sooja ja öösel ikka peab sooja andma sulle magamiskott ja korralik riietus, sooja pesu, viljased sokid. Jah, nii ongi. Nagu ütlesin, sellised väiksed briketid on praegu. Lihtsalt ülejääk mingi eelmisest aastast. No nii, viskasin vahepeal 2 klatsi siia alla veel. Selle pealt võtsin ära. Nüüd peaks küll kohe keema minema. Õhutus on just lahti, kohe tõmbab leegi korralikult alla ja näete, poti põhjal annab leeki praegu. Päris äge. Ja ma ei tea, kas te kuulete, ma panen korraks selle mikri siia üles, kas kuulete lund? Saja, päris mõnuga. Siit korst august näeb natuke välja praegu meil valget. Sajab. No nii, mis see vesi meil teeb? No, päris hea juba. Läks meelest öelda, täna on siis 15. jaanuar 2026. Väljas on -10 kraadi, ma ei tea, kas te näete. Ja it feels like -15. Et enne oli it feels like -18, väga kõva tuul oli. Aga vaatame, mis ta öösel teeb. Kell on päeval 14:47 alles. Et ma kujutan ette, et öösel võib päris krõbedaks minna täna. Ja ma ei tea, kas ma seda lumetormi tahan. Loodame, et ei jõua siia, kuigi vaikselt juba lund sajab. No nii. Keeb. Ja see läks ka korralikult siin põlema. 10 minti täis. Riis peaks valmis olema. Et võtame riisi siit maha. Ja paneme raudpanni peale, kus on või. Nüüd tuleb vesi ära kurnata ja riisipakid lahti lõigata. Vot. Nii,
riis kurnatud, aurab siin. Või sulab ilusti peal. Ja kohe läheb kana peale. Tegelikult ma võin juba kana peale visata. See on valmis kana ja nagunii. Mõnusalt säriseb. Oi, mis marinaadi lõhn siin tuleb. Panin vahepeal salli ka kaela. Käin siit sisse, välja, siis äkki jään haigeks hoopis. Saab ennetada ka ju. Aga jah, vahima tahaks juba seda sööki. Mul kõht nii tühi. Pole täna midagi söön. Kunagi umbes mingi 20 aastat tagasi, kui ma väike poiss olin, isa kinkis sellise noa mulle. See on võib-olla isegi üle 20 aasta vana. Roostevabast terasest. Ja ma olen teda vist ainult 2 korda kasutanud lapsepõlves. Ja siis ma panin ta oma mingi kuhugi karbikesse ära ja pööningule ta jäigi. Ehk siis nüüd mul on normaalne selline söögi nuga, kahvel, lusikas, siin on konservi avaja, et jah, väga mõnus selline väike, ega ma ei teagi palju juba tänapäeval sellised asjad maksavad, aga igastahes mul ta nüüd olemas on ja saab ilusti kasutusele võtta, kulub marjaks ära. Et mõned hoiavad väga hästi oma asju, nagu näha. Aga oi, see näeb küll hea välja. Saaks need lõhnad teile edasi anda. Mega. Et no nii, aga nüüd on aeg meil panna siia tikka masala kaste juurde lisada. Seda muidu hoitakse sooja, seda on poes ka riiulite peal, aga ma millegipärast olin ta külmkappi pannud. Siin on veel päris palju seda. Siis vana hea, mis aitab. Natuke vett sisse, mitte palju. Loputad läbi ja siis seda lähebki. Obadi. Kui kreemine. That's what she said. Ossa kurat. Kanaga segad läbi. Siis lased 3-4-5 minti tal siin soojeneda ja podiseda. Ja siis lisad riisi ja segad ära ja lased veel natuke paar minti käia ja megatoit sul valmis ongi.
kuuleks ta, kui palju linde mul siin ümber telgi on. Ma ei kujuta ette. Nad tunnevad seda lõhna vist nii hästi, et rasvatihased vist. Kollase kõhuga sellised. Ei tea, kas panna natuke punki juurde või? Otseselt ega vaja ei ole, aga võib panna küll. Nimelt siis Ilona tegi singirulli eile. Ma tegin selle jankat ja lõhevõikusi majoneesiga. Ja siis Ilona tegi hästi palju singirulle ja siis ma võtsin siit 2, 4, 5 tükki võtsin omale telki ka kaasa. Kohe mekime ühe ära. Majonees, küüslauk, kapukoor, riivjuust, sink. Mega. Ta vist võttis lahja juustu, lahja majoneesi, mingi fitlepi sink, noh. Ma ei tea, kas seda on vaja. Jõukese singi on kõige parem. Kui teha paksu singiga, siis jääb singi matsi käib üle. Mega. Hea. Podiseb mõnuga. Need indiapärased toidud mulle nii väga meeldivad. Kanakarri ja tikka masala. Aga Indias oled, siis neid ei tahaks proovida seal tänavate peal. Aga jah. Nii. Siin ma eile assin mingisugust koleslavi, mida ma pole kunagi varem proovinud. Koleslavi sõber ma olen väga. Selline mingisugune. Et ma ei tea, esimest korda proovin, et tavalist koleslav näeb hästi palju rohkem selline majoneesiga selline nagu mõnus. Aga see näeb kuidagi mingi läbipaistvas marinaadis, ma ei tea. Et nagu ma räägin, et esimest korda proovime. Vot nii. Seda peab siin ikka segama kogu aeg. Muidu võib juhtuda nii, et kaaste ja kõrbeb põhja. Õnneks seda mure meil praegu pole. Mõnus raudpann. Okei, aga nüüd on aeg meil panna riis sisse. Riisikotid tühjaks. Seljakotid selga. Kõik korralikult ära segada. Siis see vedelik kaob ka ära, sest riis tõmbab ka veel sisse seda. Siis tulebki ülimõnus selline riisikana tikka masala pada. 1-2 minutit veel lasete käia, et see viimanegi vedelik ära aurustuks. Riis ilusti sisse tõmbaks. Ja ega kui aus olla, siis valmis ta ongi.
mis me nüüd tegema peame, on see, et selle kaane peale panema. Kus ma panni tõstan? Paneme panni. Siia puidu peale. Oi, kui raske. No nii. Mis seal ikka, ma arvan, et paneme, hakkame asju valmis panema. Tõstan ühe portsu omale kohe sooja seda pläusti sisse ära. Oh, kui hea. Oi, kui hea. Kurat, see aurab nii palju, et panen sinnapoole. Võtan jalanõudir endal parem mugavam. Õgima hakata. Õgima. Nii. Võtan teid korraks, et näitan. Väga mõnus. Särid, aurab. Võtame singirullid ka läheb. Ja kindlasti tahan koleslavi ka proovida. Nii siis. Mõnusalt sooja. See tossab siin. Ma hakkan kohe sööma. Üks asi on puudu. Jook. Joogikene. Mõnus, jääkülm. Koka. Mõnusalt lume peal olnud ja enne seda veel külmkapis. Mis võiks parem olla, aga niimoodi õues lihtsalt mõnuleda. Ja mäkkime, kuidas reaalselt välja tuli siis. Just see, nagu ma tahtsin. See riis on selle tikka masaalakastme kõik sisse imanud. Mõnus vürtsikas. Ja see on marineeritud suitsukana. Nii kuradi hea. Võiks kuum on, aga. Mis mind veel huvitab. Väga on see selline koleslavi salat. Kuda see veel maitseb. No. Proovime siis. Kes iganes sööb, on apetitne. Vau. Seda poleks küll oodanud. Ma olen väga majoneesis koleslaviga harjunud nagu. Mulle väga meeldib. Aga kurat. Nii krõmps, kapsas ja porgand. Ja see kaste mulle tundub, et on mingi õrna sellise sinepi ja siis äädika sellise mingi asja sees tehtud. Ma ei tea, see kuidagi sobib väga hästi kokku. Super. Väike singirull. Mega lihtsalt.
Oe, see on võimas. Aga mis ma teile siin ikka näitan, kuidas ma söön. Et ma õgin siin rahulikult kõhu täis ja siis vaatame, mis me edasi teeme. No nii, kõht on täis, keren ikka väga täis, soe söök ja mõnus on olla nüüd. Ma mõtlen, et tund aega on pimedani minemiseni aega. Äkki peaks voodi aseme juba valmis tegema, siis saab vahepeal ikka levatada ja et söök sai söödud. Ei jõudnud kõik ära siia, nii palju riisi painuma. Ja no kana ja kõik täidab, kõht on ikka mõnuga täis. Aga ma nüüd koristan siin natuke asju ära. Koristan natuke ja toon mõned asjad. Ja vaatame õhtul ka ikka midagi, sööme natuke. Kes teab mida, vaatame. Nii, mis seal toimub? Paneb vist ühe juurde. No nii, tegin natuke ümber siin värki. Tõin ühe selle mati veel, topelt, hea istuda ahju ees. Ja panin ka voodi kokku. Ja nimelt siis ostsin oma elu esimese loomanaha ka siin mingi aeg tagasi ära. Et kui tavaliselt ma magasin siin, mul on hästi madal voodi, mul ei ole kõrge. Koormakile, voodi ja siis mul oli selline pikniku matt. Aga tead, miinus 11 kraadiga mul hakkas päris külm üks aasta metsas. Nii siis ma panin seesama matt, mis mul tagumiku all, panin veel täispikkusesse alla. Ja siis veel loomanaha peale. Ja ma arvan, et see on nii paks ja mõnus ja kohe. Et ma arvan, et siit ei tule nüüd mitte midagi läbi. Seljale nagu just ma mõtlen. Maapind ongi see kõige suurem kurja juur talvise telkimise juures. Ja ma arvan, et ma tegin päris hea isolatsiooni täna. Tegin ka magamiskotti valmis ära. Ja nipet-näpet veel. Eks õhtu näitan ühte asja veel, mis ma soetasin. Ja nagu ütlesin, palju meil tulekut, et aga neid asju näeme juba kunagi tuleviku videodes. Et need alles sõidavad Eesti poole. Aga oi, mul on siin päris kuum juba. Päris palav hakkab. Ja mis me nüüd teeme? Ma pean hakkama panema mingi valguse paika, et poole tunni pärast vähemalt on juba pime. Vahepeal tahan, veits liigutan asju, viskan pikali, chillin. Ma ikkagi panen siia voodi, algus mõtlesin, et panen siia ahju ette, aga siit ikka tuleb rohkem sooja ja mõnus chillida, pikutada. Mis veel? Jah, paneme valguse paika, ma arvan, siis vaatame edasi. Mul siin vahepeal tegelikult oli ülihea selline lamp, mis mulle väga meeldis. Käis üles sinna telgi, seal on üks konks. Käis konksu otsa juhe, tõin siia alla. No pirn oli seal üleval ja siin oli mõnus selline lüliti. No mõnest videost näete kindlasti. Ja siis tuli läks põlema või kinni seal. Aga see pirn läks läbi. Ja mul on siin üks teine veel. Aga see on liiga suur, et siin üles riputada teda. Nii et ma saan teda ainult laua peale panna hetke seisuga. See on selline, et siin all on selline lamp, et kui üles riputada, siis ta näitab otse alla ja külgede peal. Aga ma ostsin ta tutikana, ühe korra ainult sain kasutada ja siit läks üks valge pirn läbi. 2 pool töötavad. Et ühesõnaga, kui hoian peal või ega ma ei ole kindel, kuidas ta käib. Ma nii vähe kasutan. Ei teagi. 2 korda vajutasin. Siis tuleb taskulamp siia alla. 1 korra vajutan, siis 2 korda, siis tuleb alla.
niisama siis tuleb süüa. Selline mõnus kollane valgus. Lisaks ma saan seda muuta veel valgeks. Selliseks, ma ei teagi, mis värv see teile kaamerast tundub, aga silmaga on mingi roosa, aga näete, siin ongi valge, see pirn on läbi, mulle tundub. Midagi seal on mäda. Ja mingi, ma ei tea, SOS või ma ei kujuta ette, mis ta teeb. Et aga selline kollane, üks ei töötagi millegi pärast. Aga see näitab ka siin õhtul, kui ikka pimedaks läheb, siis näitab valgust. Päris hästi. Lisaks saab need klapid siit alla. Siin on sellised kohad näha ka. Saab alla tõmmata, siis ta on nagu propeller ja siis valgustab hästi laialt, kui sa saate kuhugile rippuma panna. Kunagi ma ta Amazonist tellisin. Aga nagu näha, siis ma räägin, et ühe telkimise vist sain teha, nii et kõik töötas, et väga hea taju ole. Siin on selline USB-ga saad laadida, tal on oma akupank väike sees. Ma ei ole teda suvest saati laadinud. 3 kriipsu näitab praegu 4. Et aga saad akupanga taha panna ja öö läbi lihtsalt sul põleb näiteks või mis iganes. Päris hea. Sest kui siin telgis alla, siin on, ma räägin 30 kraadi, 20 kraadi, et ei juhtu nende akudega midagi. Nii kaua, kui sa teda mingi -20 käes ei hoia tunde väljas, et ta tühjaks jookseks. Telgis on päris normaalne. Mida ma endale tahaksin, oleks suur akupank. 4-kandiline selline, kus sa igast asju panna matkamise jaoks kunagi tulevikus. Aga nad on ka päris kallid korralikud sellised. Ma mingi hiinakad ei taha, ma arvan. Mul ei ole kogemust, aga ma ei tea. Pigem tahaks ühte korralikku mingit masinat tulevikuks. Ja lähed metsa 1-2 päevaks. Ei pea kogu aeg muretsema, et väike akupank saab sul 1 päevaga tühjaks, et tolle suurega saad, ma arvan, mitu päeva hakkama, kui lihtsalt telefoni laadida või kaamera akusi. Vot sellised lood. Nii, lamp on olemas. Ja chillime natuke, vaatame. Ja siis juba kunagi on aeg õhtusöögiks. Vaatame, mis me õhtu sööme. Ja äkki midagi huvitavat teeme veel, vaatame. Igastahes väga mõnus istumine. Mõnus on olla, üle pikka ja ausalt mulle meeldib. No nii, väljas on juba kott pime ja tõin siia siis tegelikult prooviks teistsugust briketti veel. 4-kandilist suurt. Aga siin neid väikseid on veel. Et vaikselt ühe kaupa viskan sisse, siin on nii kuum. Et ma olen siiamaani põhimõtteliselt pusa peal. Pain dressid jalga, hea mugav istuda. Kodudressid. Ja seal, ma ei tea, kas te näete praegu. Umpasin padja ka täis oma. Et nüüd hakkame külma Coca-Colat juhu. Vot nii. Joogijana on suur. Ülikõva. Vahepeal siin, tule ära kustutan, siis on näha, aga vahepeal korsten, esimesed 2 korstentoru olid juba täiesti tulikuumad, punased, jumala äge. Mõnus selline, kuidas öelda, hubane, kõige õigem sõna võib-olla on hubane, soe, sossu, täiega mõnus on olla. Ja lumetormi pole siiamaani tulnud, vahepeal küll 100, aga tormiks veel läinud ei ole. No nii,
Tundub, et meil on üks külaline saabumas. Vaatame, kes see tuleb siis. Tuleb, viskab ka korra pilgu peale, mis ma siin teen. Astuge sisse, istuge siia, siin on hea soe. Kohe filmi sind ka, tõmba see kinni. Jalad saad siia tegelikult panna. Ei paindu. Ma vain sinna. Kuda läheb? Esimene esmamõlle, mis arvad sellest kõigest? Päris saen. On. Ja mul on ainult üks väike klats all. Ühe kaupa panen. Vaid lund ümberringi ka või? Ma jah, siia ukse ette ei saa panna, aga igal poole panin, et kui öösel lubas seda tuisku ju. Lubas või? Lumetorm jah. Et ei tea, kas muidugi tuleb siia. Aga muidu jah, täitsa vinks-vanks. See on soe või? No jah, ma ei tea, praegu küll ei saa midagi aru, et külm oleks. Et väga mõnus. Gerdil tuli hull idee ikka jälle. Jumala mõnus, mulle meeldib, ma ei tea. Mina magan soojas toal. Siin on külm või? Ma ei saaks, siin on kitsas kahele. Ei no, kaks inimest, siis ma oleks teistmoodi pannud ahju. Suurema telgi peab. Peame jah. Kus saame need toolid panna, et saame istuda? Püst jälle. No nii suurt teelt ei ole vaja. Vähemalt, et saaks istuda korralikult. Saad ju õues ringi kõndida. Ega see puudel lähedal ei ole? Ei ole. Ja no väljas on nii külm ka, et ei juhtu midagi. Mul on sädemepüüdja katsas. Siin on kõik hästi. Ma panin veel igaks juhuks selle sädemepüüduri 3 nööriga maasse ka, et kuradi, kui peaks suur tuul tulema, et siis on ilusti kinni. Kaamera töötab või? Võt, sõbrad ei teagi. 2 nädalat või kaua ta meil kuivas siin. Panin silikoni pakendid ja mis need on, need vaata. Tavaliselt jalanõudega saab kaasa. Panin sinna aku sinna sisse, et tõmbavad niiskust endasse vaata. Ja kui tookord me proovisime seal Taagepera lassis, siis vaata, pilt tõkkas ja ei toiminud ja mingi käis ja pilt läks kinni mustaks ja mikker ei ühendanud ära. Aga 2 nädalat hiljem mitte midagi tehes põhimõtteliselt teen teile videot selle sama kaameraga. Et võib-olla võib öelda, et joppas. Hääl, ma ei tea, kas hääl on ikka. No loodame, et kõik on timm. Võib-olla ragiseb. See on esimene katsetus peale seda õnnetust. Aga meil vedas sellega, et see ei olnud soolavesi. Et see oli väike õrn kloor. Ja võib-olla tolles basseinis ei olnud kloori. No võib-olla, ma ei tea. Too oli nagu selline jaheda vee, selline mõnus selline bassein. Et võib-olla tänu sellele ka vedas. Ühesõnaga, ma olen üliõnnelik, et kaamera töötab. Ja nii ongi. Ja miks ta lahti tuli? Kohe räägin teile. Hakkasin guugeldama. Ja guugeldasin, et päris selline suur probleem. Action 5 Pro ja 6 kaameratel, et nimelt siis küljeluuk, kus te patareisi sisse panete. Mina siis ju sõitsin suvel väga-väga palju seal mootorrattaga. Ja mootorrattaga sõites teinekord ikka on sõbrad ees ja nii, kruusateede peal paeg kimad ringi, tolmab. Ja tihend saab tolmuseks. Ja kui tihend saab tolmuseks, kui on must, siis vee alla minnes see tekib veel selline surve ja ta lööb lihtsalt kaane lahti. Ehk siis tuleb tihendit vahepeal ilusti puhastada. Ja mul nagu öeldud, sai tasku sisek, läks, tuli lahti ja õnneks ma sain hästi kiiresti nagu jälile ja kohe hakkasime kuivatama ja kallasime õige kähku välja. No ühesõnaga, praegu vist arvatavasti töötab. Et kaamerast ka selline väike jutt. Tikka massaalat sõida? Sõin. Kuda maitses? Ma ei tea, normaalne. Sinu jaoks võrsina jälle? Hästi natuke korraks oli. Singirull maitses?
enda tööstuslikku ja aga kollaslaava? päris normaalne oli tegelikult. Teistsugune selline? Parem isegi just. Normaalne, jah? Vallasem. Ilona, lähed oma vanematele külla nüüd ja? Jah. Mina jään üksinda ja? Ma ei tea, mis sa siin kogu selle aja tegema. Ma hakkan siin veel vitsutama ja kuradi maiustama, nii et vähe pole, aga mul siin, jah. Ei tohi patustada. No nii, sõbrad. Õhtu on käes. Kell on kuskil 6. Ja jumal äge, vaadake. Enne oli maapind siin 2 kraadi või palju oli, ma ei mäleta. Aga praegu juba 9 kraadi. Nii kauge. 15 kraadi. Et üleval 18. Pole ammu peale viskanud, et vaikselt susise. Jumala ja lamp raisk. Siit saad keerata nii pimedaks või hämaraks kui tahad ja noh, ma enne näitasin ka erinevad tuled, kollased, valged, kõik. Aga valgustab ilusti ära küll, väga mõnus. Mis ma nüüd teen? Mõtlesin, et võiks teha glögi, kuuma glögi. Alkoholi vaba, vana Tallinn. Olen seda varem ka joonud, normaalne. Et õhtul siin väga mõnus. Laseme ahju peal soojaks. Väga nice. Noh, esialgu pool pudel. Üks hea tiksudes. Mõnus selline talvine, kuidas öelda. Selline vürtside lõht tuli üles kohe, väga mõnus. Väga mõnus. Nüüd ootame, kuni see soojaks läheb. Ja siis võtsin kaasa prooviks sellise korvike kohupiima ja aprikoosi täidisega. Pärnamäed pagariäri. Pole selliseid varem proovinud. Et väike kuum glögi ja kohupiima karvikesed õhtusse siis. Väga mõnus. Aga kõigepealt ootame siis, kuna glögi soojaks saab. No nii. Glögi tundub, et on mõnusalt kuum. Ja nüüd tuleb see termosesse kallata. Jätan natuke siia peale. Ei pea ühe korraga kõike pintslisse panema kohe. Väga mõnus kuum. Vaatame, kas on nii kuum, et kõratab ära ka või? Super. Mega hea. Aga ma tahan nüüd seda kooki proovida. Mis me teeme siis? Paneme joogi korraks siia. Vaatame, millised need välja näevad siis. Kurat, välja näevad küll päris head. Aprikoos või mango või mis ta oli. Ja kohupiim. Nii värskelt pehmed ka tunduvad.
Nagu vanasti. Paksult kohupiima täis. Kohe tuleb selline tore aeg meelde. Üldiselt pole ammu saanud korralikku sellist midagi. No ma ei tea, igast koogikeste asjadega koonerdavad nii räigelt, et võtavad kohupiina nii väheks ja panevad mingi koogipõhjad või korbid või need teevad nii paksuks, aga nagu see on paksult kohupiima täis. Mida võikku? Mega. See on tõesti üks asi, mida ma 100% kohe soovitan teile. Loodan, et sellel pagari äril läheb hästi. Nii super. Uskumatu. Võtame kuuma glögiga kõrvale. Oi kui hea. Panin ühe pintslisse, teise viin tuppa Ilonale. Järjekordselt uus glögi tuli. Kuum, mõnus. Aga mul on siin üks kook, mida ma väga tahan proovida. Nimelt siis Gustavilt Brita kook. See Gustavi, ma võin nüüd eksida, aga minu arust need Gustavi koogid, Gustavi see peaks olema Tartus. Mingi kohalik pagariäri. Et mulle väga meeldivad Gustavi tehtud asjad. No nii, tükike kooki siin ongi. Ma ei tea, ega siit selle valguse käest väga on, mis ta on. Maitse on mega hea, sõbrad. Ma siin pean kohe demonstreerimiseks ühe ampsu ka võtma. Saab vaja. Otse sama. That hits the spot, no. See on see, oi, ma ei saa enam. Te peate proovima. Selle koogi põhi. See on üldse teist masti värk, no. Mis te muidu olete harjunud sööma, kui Brita kook seda. Muidugi mulle väga meeldib rõngupagari oma ka, no. Pole midagi halba öelda. Aga see põhi annab sellele koogile sellise maitseelamuse juurde, et uskumatu. No nii, sõbrad. Aeg on magama minna. Siin mul on mõnusad, kuivad, villased sakid, mis lähevad jalga ja ma ostsin omale samamoodi sellised magamispüksid. Need on sellise väikse pakendiga. Need on sellised, ongi talve jaoks mõeldud sellised sulest. Ongi jah, sulepüksid nagu matkamiseks, telkimiseks. Et kui ööbid, siis tõmbad jalga ja mõnusad sellised soojad. Ja nii on. Panen magamiskotti kohe valmis ja viskan pikali ära. Et kell on palju juba. Mis seal ikka? Sai natuke videosi vaadatud YouTube'is ja vaatasin, mis teised YouTuberid teevad. Aga nüüd on unekas peal. Kell on õhtu 9. Noh, kas ma jään nii vara magama, kes teab? No nii. Kell on 10:30. Proovisin magada. Ei tulnud välja. Pool tundi või tunnike, mis ma seal proovisin. Mõnus soe värki küll, aga
ei jää magama. Nagu ikka. Aga väga mõnus on olla siin, ma ei tea. Kütan ahju ja vaatan YouTube'i videos ja peaks mingi väikse näksi tegema. No nii, teeme väikse snäki siis videode kõrvale. Ma ei tea, äkki teist keegi on söönud. Mulle väga meeldib. Kalmaarid vist peaks need olema, kindel ei olegi. Selline Tintenfish või jerky. Sellised suht läbipaistvad sellised. Väga kurat hea maitsega. Et mulle meeldivad päris hea snäkk selline. No, ütleme, et kui see praegu laes oleks, siis terve telk on valgena. Päris äge. Ja mul isegi, vaatame ühe veel juurde panema. Päris rets valgus ikka. Et jah. Hea lamp. Kurat juba oleks hea kombel sööma peaaegu hakanud ja videosi vaatama. Näitan teile ka. Sellised. Nagu läbipaist valged sellised. Kes ei ole kunagi varem ise söönud neid, siis ma ütleks, et mida ta võib meenutada. Midagi. Ma ei oska seletada. See on mõnus selline äädika maitse. Natuke soolane. Selline nagu kummes, ma ei tea. Hästi hea. Aga samas nagu lihasnäkk. Ongi jerkine. Üle hea. Tere hommikust, sõbrad. Kell on 7 ja ma ei tea, telk on jääd. Ma ei kujuta ette, väljas on -12 praegu. Ahi mul ei pole. Kustus, mina ei tea, kuna öösel kunagi. Ja päris külm on. Oli vist kell minu 7. 6:55. Et jah, tuleb nüüd ahi kütte panna ja siis vaatame edasi. No nii, sõbrad, hakkab vaikselt soojaks minema. Ma ei tea, kas te seda korstet näete. Tuli punane. Annab sooja korralikult, kurat. Väga mõnus. Veits tiksun siin veel magamis koti sees. Ja siis, ma ei tea, vaatame. No nii, sõbrad. Käisin vahepeal siis toas. Pesin hambaid. Pesin hambad puhtaks särki, vaatasin, mis hommikuks süüa võiks. Teil ka natuke põnev oleks, siis võtsin järjekordselt midagi teistsugust. Et kes võib-olla mäletab siis kooliajast, kui mina veel noor olin, mitte et ma praegu ei oleks, aga kui ma koolis veel käisin, siis tollel ajal tehti koolis päris palju kohupiima kisselliga, mäletate? Ja kui me Soomes olime Ilanaga tööl kunagi, siis seal paratamatult tuli vahepeal kohupiima isu ja siis ostsime maitsestamata kohupiima ja panime suhkurt kõvasti ja vahukoort ja segasime ära ja siis kas tegime ise kisselli või ostsime poest kisselli ja väga hea oli. Aga täna hea lihtne, poevariandid kõik, mis meil on. Et ma kohe näitan ka. Tavaline pasta.
see on vanilli kohupiimapasta. Ja siis selline mustika kissell kodune. Et sööme seda hommikusöögiks. Ahi mõnusalt kööb. Siin on väga mõnus soe. Magamiskott on veel kokku panemata. Aga mis ma tahtsin öelda, et see loomanahk, hirve või kitse nahk või mis iganes ta on, aitas väga palju kaasa. Et ei tulnud seljale nii palju külma nagu üks talv, kui ma proovisin ilma selleta. Plus veel mul oli see matt ka seekord all, et väga mõnus oli. Väikse voodi kohta ma mõtlen siis, kui teil on kõrged voodid, siis nii palju pole otseselt alla vaja, aga kuna see matt tegi mul voodi ka natuke nagu laiemaks või sellise tasapinna, sellise mõnusamaks, siis väga mõnus, soovitan. Mis te teada tahate siis? Lambi ma ütlesin Amazonist kunagi, aastaid tagasi ostsin 16 €. Hirve naha mul vedas, oktsioonilt sain uue 35 €. Ahi Amazonist, magamiskott oktsioonilt, voodi Amazonist, koormakiled, mina ei tea, Coopi ehituspoest. Mis mul siin veel on? Täis puhutav padi Rimist, laud Amazonist ja ega rohkem olegi. Ma arvan, et mul on muidugi palju asju veel näidata, aga mitte seekord. Jätame teisteks kordadeks ka midagi. Täna oli ju ikkagi mõnus kodune ööbimine. Ei pidanud kuhugile kaugele minema. Vetsus sai toas käidud ja hambaid ja soe pesta kodus. Ja ei pea millegi pärast muretsema. Täitsa mõnus oli magada ka, kui aus olla. Väljas oli -12 ja it feels, tänu tuulele oli ikka mingi vahepealsel -18 ja -15 ja niimoodi. Aga hommikul ärgatus oli ikka telgis väga külm, aga magamiskotis oled seal kookanis, siis väga midagi aru ei saanud. Päris normaalne. Aga mis seal ikka, mis on plärama, hakkame sööma. Üks asi siis veel, mis kunagi hästi ei lõppe, kui sul on selline tuup, ma ei tea. Ma tavaliselt teen kääridega minisälgu sisse ja siis pigistan sisse, aga kuna mul praegu kääre pole, siis ma pean nuga kasutama. Ja ma loodan, et ei lenda kuhugi laiali seda. Mingi surud noa, siis lendab vahju peale ja hakkab kärssama. Seda küll vaja poleks. Ei tea, ega ma teid ei saa vist siia kuhugile panna, nii et te näeks. No võib-olla näete, aga ma ei usu, et näete. Aga vaadake vähemalt nii kaua siis seda kamina tuld, kui ma siin selle ekstreemsusega tegelema hakkan. Nii terav nuga, et tuli kohe mõnuga auk sisse. Nüüd ongi vaja suruda nüüd kohupiim kaussi. Aga ma teen augu veits suuremaks. Ja siis saab juba lisada kisselli. Ega kõike korraga ei jõuagi ära süüa. Peab midagi tuppa ka veel viima. Ma ei tea, kus ma panen tema. Ma panen siia taha poole. Igaks juhuks võtsin paberit ka kaasa, kui
kohupiimaga lappama peaks minema. Ja seda tuubi puhastada ka. Ja nuga. Nii. Aga vaatame siis. Selline näeb ta välja. Kohe teeme teist testiga. Vahepeal pidin seal toas käima. Sai nõusi ära viidud ja sai nõusi pestud ja pesin oma vinge lusikaga ära. Täpselt nagu vanasti koolis. Kuradi hea. Ma naudin siin oma hommikusööki mõnusa tule ääres ja siis vaatame, mis me veel räägime. Nii, õues hakkab tasapisi valgeks minema. Ma hakkan mõnda asja kokku panema juba. Et jah, vaatan. Laseme kõigepealt padja tühjaks. Tuleks vaikselt asja hakata ära viima. Ühesõnaga, sõbrad. Meie seiklus tänaseks on lõppenud. Käes on reede. Lumetuisutormi Lõuna-Eestisse ei tulnud. Võib-olla mujal oli. Miinused on krõbedad. Tuult oli. Praegu isegi hakkab tuul nüüd tõusma, ma ei tea. Aga mis seal ikka, mis me jäpime siin? Et paneme pillid kokku ja mina lähen siit editima ja teie aga, kes juba olete mu armsad jälgijad, 3 korda hype nuppu, alati tere tuld. Ja kõik uued, kes minu kanalile olete sattunud, siis pöial ja subscribe nupp on ainult tere tulnud ja teeb tuju alati heaks. Ühesõnaga, ma arvan, et näeme juba järgmises videos. Nautige mõnusat nädalavahetust ja tšau!